Eelmise aasta maist alates on inimestel võimalik taotleda koroonavaktsiini tekitatud tervisehäda eest hüvitist. Vastava otsuse peab langetama Ravimiamet, kes on aga tööga jänni jäänud. Kuigi eksperte on juurde palgatud, on viiendik ameti menetluses olevatest taotlustest läinud üle aja. Eestis loodi vaktsiinikahjude hüvitamise kord koroonapandeemia ajal ning mullu maist on koroonavaktsiini tagajärjel raske tervisekahjustuse saanud inimestel õigus taotleda hüvitist. Seadusega on paika pandud, et hüvitamise otsus tuleb langetada 5 kuu jooksul, kuid tervisehädasid hindav Ravimiamet ei suuda tähtaegadest kinni pidada. Kuna sellist süsteemi ei olnud varem Eestis, siis oli ka väga keeruline ennustada, kui palju selliseid taotlusi hakkab meile laekuma. Me võtsime aluseks selle, et kui palju Ravimiametile saadeti koroonavaktsiinide kohta tõsiseid kõrvaltoimeteatisi, mis meie hinnangul võiksid kahju hüvitamisele kuuluda. Ja selle alusel siis planeerisime ka selle tööjõu, mis sellega hakkaks tegelema. Kuna taotlusi esitati oodatust rohkem, siis jäädi nende hindamisel ajahätta ning kiiresti tuli leida uusi hindajaid. Kuna töö on spetsiifiline ja nõuab arstiharidust, siis oli lisaekspertide leidmine keeruline. Iga otsust hindab 2 inimest. Hetkel on Ravimiametis hindamisel 260 avaldust. Neist 46 puhul on jäädud vastamisel hiljaks. 2 inimest oleks pidanud Ravimiametilt vastuse saama juba 5 kuud tagasi. Need on keerulised juhud, mille me oleme siis saatnud eraldi hindamiseks välisele eksperdile, et kelle hinnangu koostamine võtab jälle omakorda aega. Ravimiamet on 574 taotlust tagasi lükanud. 62 juhul leiti, et koroonavaktsiin võis põhjustada tervisehäda. Peamised diagnoosid, mis me näeme, on siis ikkagi närvisüsteemi, lihasluukonna ja sidekoe haigused, vereringeelundid ja siis ka naha- ja nahaaluskoe haigused. Kõige rohkem on need niinimetatud mõõduka raskusega siis tervisekahjustused, mida on 51 väljamakset ja keskmise raskusega on siis seal 11. Esimesel juhul makstakse hüvitist 2000 eurot ja raske tervisehäda korral 10 000 eurot. Seni hinnatud taotlustest ei ole Ravimiamet leidnud mitte ühelgi surmaga lõppenud juhtumil tõenäolist seost vaktsiiniga. 100 inimest on Ravimiameti eitava otsuse vaidlustanud. Neist 3 on hiljem hüvitis määratud. Kohtusse on pöördunud 12 inimest.